10. peatükk. Tööliste keldris. Ööl õhtul tuli ma Pätsi poolt ise nukker ja pahane. Olukord Eestis ei teinud ühelegi patrioodile rõõmu. Venelasi voolas katkematu sogase ojana üle piiri ja vähe sellest. Eestisse olid hakanud saabuma suisa perversset rahvast, igasuguseid koerakoonlasi ja peninukke. Hiljem, kui ma Siberis vangilaagris viibisin, mõistsin, et tegelikult olin ma Eestis näinud Venemaa rahvaste paremikku. Aga 1940. aasta kevadel tundusid needki jälgid küllalt. Mäletan, kord oli terve Paldiski rong täis süsimustade karvadega kaetud olendeid, kes lõikasid küüntega klaasi ja sõid seda nagu vahvlit. Paldiskist tagasi pole neid nähtud tulemas, nii et küllap redutavad olevused seal siiani. Hull lugu. Aga tookord jutuks oleval õhtul läksin ma mööda tööliste keldrist. Tööliste kelder oli selline koht, kus töölised hoidsid oma moose ja talvekartuleid. Sedapuhku kumas aga laeluugist valgust ning kostis jutuke minut. Seisatasin ja kikitasin kõrvu. Tuli välja, et keldrisse olid kogunenud riigipöörajate ninamehed. Vares oli seal, lisaks Lauristin, Ksemper ja Neeme Ruus. Kõiki neid kamandas aga äsja Venemaalt saabunud Karl Säre, väga libe sell. Kui Neeme Ruus korra proovis tal kätt suruda, vurtsatas Säre nagu seep lakke. Varsti on ta kohal, kiitles ta praegu. Vaadake, et te kõik siis hästi käitute. Aga mina saan ikka peaministriks, päris Vares. Saad, lubas Säre. Vares läikis näost. Kas mulle kroon ka pähe pannakse, küsis ta. Ei, vastas Säre. Ära selle pärast kurvasta, tühjasest kroonist. Saad ilusa kaabu ja hakkad sellega lehvitama. Vares palus veel, et uueks Eesti hümniks saaks laul Vares vaga linnuke. Säre lubas sellele mõelda. Neeme Ruus kükitas nurgas ja joonistas Stalinit. Maali, kiitis Karl Säre. Kui ta kohale jõuab, läheb palju portreesid ja loosungeid vaja. Ta astus lähemale ning silmitses Neeme Ruusi kätetööd. Mis see siis on? Küsis ta karmilt. Miks sa Stalinile habeme oled joonistanud? Ja veel punase. Mul kukkus kaela peale üks punane lärakas, seletas Ruus. Ma tegin sellest siis habeme. Säre läks vihast mustaks. Kas sa mõtled, Ruus, et sina tohid seltsimees Stalinile joonistada habed sinna, kuhu tahad, sisistas ta. Seltsimees Stalin raseerib end võib-olla igal hommikul, aga näe, üks eestlasest sossnäpp joonistab talle habeme. Silmapilk põrand ära. Mida ma teen siis selle habemega, hädaldas Ruus. Äkki ma teen nii, et see on nagu karvane rind. Iseendal on sul karvane rind. Joonista nii, et seltsimees Stalin oleks nagu punases pulloveris. Neeme Ruus asus usinasti tööle. Karl Säre aga jalutas Semperi juurde. Sinuga on häda, Johannes, ütles ta. Sa pole töölise moodi. Ma pole mitu päeva särki vahetanud, pomises Semper vabandavalt. Kaenlalt juba haiseb. Sellest on vähe, Johannes, ohkas Säre. Vaata, millised su küüned on. Nagu preilil. Toppisin ometi mustust alla. Kust ma mustust saan? Kraabikartuli küljest. Semper hakkaski usinalt igasugust sodi küünte alla litsuma. Karl Säre võttis riiulilt moosipurgi ja asus isuga sööma. Meil oleks vaja oma mausoleumi, ütles ta ja lakkus keedist. Moskvas on ja meil pole. Häbi asi. Mausoleumi võib ehitada, aga kelle me sinna paneme, küsis Lauristin. Sinu võiks panna, arvas Säre. A palju sa päevas maksad, küsis Lauristin kohe. Midagi ei maksa, vastas Säre. Kas sa arvad, et Leninile makstakse? Ta saab ainult korra nädalas pestud ja puhtad riided. Mina pole niiviisi nõus, ütles Lauristin. Ta võttis kartuli, lõikas selle pooleks ja nühkis oma nägu, et kortsudest vabaneda. Ma olen juba nii palju moosi õginud, et sees keerab, luksatas Säre. Siis kostis kobinat, uks avati ja keegi proletaarlane astus sisse mitu kilo porgandeid süles. Issand, vargad keldris, kiljatas ta. Oh, Jeesus!
riigikukutajad võpatasid ja pagesid. Ainult Semper püüdis töölisele oma musti küünealuseid näidata, et tõestada oma proletaarset päritolu. Tööline lõi teda porgandiga ning Semper pani plehku. Keda need nurjetud ootavad? Mõtlesin ma koduteel. Alles hiljem mõistsin. Nad ootavad Ždanovit.